Tere tulemast vaatama järjekordse nädalavahetuse vlogi ja nagu ikka siis nädalavahetustel esimene kõige tähtsam asi on marketil käik, nii et me oleme oma hommiku ja päevaga vaikselt alustanud. Nüüd me läheme marketile ja sellel nädalavahetusel ootab meid ees siis, ja mida te siin vlogis saate ka näha, on siis minu sünnipäeva kingituse realiseerimine. Jah, mu sünnipäev oli 16. veebruar. Jah, täna on 2. mai. Jah, meil läks nii kaua aega, et leida see sobiv nädalavahetus aeg, mis iganes. Ja homme on siis mul tulemas 2 sessiooni. Nii et tuleb selline väga balansseeritud nädalavahetus, et täna on siuke väga chill päev. Tähistame mu sünnipäeva. Ja homme siis tuleb selline töisem päev. Ja see nädalavahetus on jälle pikk nädalavahetus, mis tähendab, et Marekul on ka esmaspäev vaba. Aga ma arvan, et ma selle vlogi teen sellise 2 päeva lühema vlogi. Ja te võiksitegi anda teada, kas te eelistate pikki või lühikseid vloge? Ma ise väga armastan pikki vloge, aga andke mulle märku. Ja ühesõnaga, lähme nüüd käime marketil ära ja siis vaatame edasi. Ma tahtsin näidata oma outfiti, sest minu see on nii nunnu, siuke hipi outfit. Ideaalne market. Marketil on käidud ja kuigi meil tegelikult tänaseks nagu mega palju plaane ei ole, siis Marek tuletas meelde, et hetkel Kulangatas ehk siis siin samas Kullakal toimub surfi, ma isegi ei tea, mis see täpne nimetus oli, sest me ei ole ei surfi vaatajad ega surfarid ise, aga kus ma saan teile öelda? Ühesõnaga mingi World Surf League Championship Tour ja see hakkas 1. mai ehk siis eile ja kestab 11. maini ja ma üks päev juba nägin, kui nad seda kõike seal set-upisid, nii et me lähme viskame asjad koju, mis me marketilt ostsime ja siis me lähme vaatame selle eventi, et kas sinna saab nagu piletiga, kas me näeme eemalt, lihtsalt lähme vaatame, mis melu seal on. Ja jah, hetkel Marek läks raha välja võtma, sest et fun fact, mul on Palilt ostetud, või noh, olid Palilt ostetud viirukid, mis olid $1 üks pakk. Ja ma tahtsin osta omal uusi viirukeid, sest ma olen need kõik ära põletanud. Ja miks need on siis $35 pakk nagu viirukid, kus on nagu palju vähem ka. Ja seal marketi juures üks mees müüb, nagu ma ütleks, neid õigeid viirukeid, või nagu mis ongi nagu Palil ja kuidagi sellised, nagu jah, päris viirukid on need minu jaoks. Tulime meie siis oma kupüüridega, et viirukeid osta ja arvake, keda pole. Viirukimeest. Ta on kadunud. Tema ratas on kadunud, viirukid on kadunud ja tema ise on kadunud. Et vaatame, äkki me leiame ta kuskilt siit lähedalt. Vahepeal on natukene aega mööda läinud, sest me läksime asju koju viima, aga meie korteriomanik on ka täna siin. Ja no lihtsalt kõige wholesome'im, ma ei tea ka, me olime kodus tund aega või? Tunnik jutuajamist, nii et nüüd me siis lähme vaatame selle surfi eventi või vähemalt vaatame, mis seal kandis toimub. Ja enne seda lähme vaatame ühe korral, kas me leiame viirukeid, sest et ma vajan oma viirukeid. Me ostsime marketilt sellised küpsised ja Marek ostis neid mitte eelmine nädal, üle-eelmine nädal või? Ka. Ja need oli ühed kõige paremad küpsid, mis ma olen oma elus saanud. See vasakpoolne on šokolaadimündi oma, väga maitsev. Ja seda parempoolsel me pole proovinud, aga see on valge šokolaadi Bueno oma, mis noh, ilmselgelt ei saa ka halb olla. Võtta kui äge kunagi neid vloge vaadata ja me saame vaadata, kus me sõitsime sinna värki ja nagu viib ajast tagasi täiesti. Me sõitsime just sealt evendilt mööda, aga kuna parkimist üldse pole ja meil täna veits kella peale minek, siis, või kella peale käik, siis me läheme lihtsalt see ühte kõrval randa, võtsime raamatut kaasa, küpsised kaasa ja lähme lihtsalt hängime, loeme raamatut ja kuna see event kestab 11. maini, siis me saame siin kas see nädalavahetus millalgi või siis järgmise nädala jooksul millalgi tulla vaatama ikkagi. Ja meie korteriomanik rääkis, et juba mingid inimesed on näinud vaalasid, sest et Aussi talvel, sügisel talvel siis hakkab vaalade, kas see on migration või?
igatahes kui nad rändavad ja siis siin rannikul sa näed neid vaalasid hüppamas, nad ujuvad, see on nagu ma julgen öelda, et top 1 asju Aussis. Aga ühesõnaga vaalade kohta veel nii palju, et see on nagu minu üks elu parimaid mälestusi on see kogu vaalade nägemine. Ja kui me käisime enne Kullakale tulekut Nuussal, siis seal nad olid seal täitsa ranniku ääres, kus me kõndisime, oli siuke jalutusrada ja me kuulsime nagu isegi seda, kui nad purskasid nagu sealt seda vett välja. Ma ei tea, mis selle täpne tegelikult see termin on, aga õhku. No teate küll, kui vaaled teed. Nii et see oli üliäge. Ma olen mega excited, et varsti võib lihtsalt võtta oma matkatooli, minna randa ja vaadata vaalasid nagu kui tuus see on. Oleme oma mitte väga edukalt surfiüritusel käimisel tagasi. Me lähme siis sinna mingi teine päev, kas homme või järgmine nädal. Aga ma tegin ära lõpuks. Ma ei tea, miks ma mingid asjadega nii kaua ootan. Aga lühikeste juustega ma olen ammu mõelnud, et ma tahaks kanda rohkem sükest laines. No teate küll süke effortless väiksed lokikesed. Ja mul ei ole Aussis on sirgendajad, nii et nüüd ta siin on. Ja praegu mul on täpselt siukse pikkusega juuksed, võib-olla isegi saaks seda Pre-Van de Campi looki teha. No teate küll mitte päris nii, aga veits nagu niimoodi ääred välja. Või niimoodi ääred üles, see on täiega ilus. Ja saate aru, me käisime, ostsime selle ära ja seal kõrval või seal läheduses on üks kaltsuka. Siis me käisime lihtsalt seal brausimas, vaatasimegi raamatuid. Värkisärki ja siis järsku seisame viirukite leti ees ja siis mulle meenus, et minust kui ma olen Brendaga Griffithis olnud ehk siis ka Aussis, siis minust ostis ka Salvosest ehk siis ühest kaltsukast või second hand shopist viirukeid, nii et me saime 3 pakki viirukeid, ma kohe näitan millised ja jah, nii et väga edukas käik. Meil on 2 tundi aega. Nimelt, mis kingitus me lähme siis realiseerima on see, et Võims kinkis mulle sünnipäevaks, mis ma nagu mainisin, oli veebruaris, et me saame minna õhtusöögile ükskõik kuhu ja kuna on koht, mida on meile nagu kõige rohkem, ma arvan, Kullakal olles soovitatud, on Siblings. Selline koht nagu Siblings, see asub Kirras. Kes iganes siis on Gold Coastil võib-olla läheb siis saame ka täna anda oma hinnangu sellele kohale, sest see on tõesti väga-väga kiidetud. Seal on väga palju mereandidega tehtud toite menüüs. Küll aga ka näiteks meie korteromani Keila, kui me temaga rääkisime, siis ta ütles, et tema ei fänna üldse mereande. Aga see koht talle mega meeldib, nii et see tähendab, et seal on ka muud ja see peab tõesti väga-väga hea olema. Meile juba veits lappasime seda menüüd ka. Ja ma arvan, et ma proovin esimest korda täna tuuna tartarri. Ma ei tea, kas ma selle kaamera võtan ka, kas ma võib-olla võtan, siis me saame veits seal filmida ja proovida. Aga jah, ühesõnaga, me lähme siis täna sinna nii-öelda minu seda sünnipäeva kinki realiseerima. Ja seal tundusid üldse nagu väga-väga maitsvad asjad menüüs. Pluss see asub hästi ilusa koha peal, see on täpselt ranna ääres. Et lauaga seal oli kirjas, et oleneb hetkelisest täitusest, et nad konkreetseid laudasid ei broneeri. Aga ma tahaks fingers crossed olla, et me saame mingi hea vaatega laua. Kui mitte on ka okei, aga vaatame. Ja jah, ma kohe siis näitan, mis viirukid me ostsime ja siis ma näitan teile oma tänast outfiti. Me ostsime siis 3 erinevad viirukid. Ühed on need Sandalwood, mis on, ma arvan, minu lemmik. Siis Marek valis sellised patchouli leaves. Ja siis me võtsime ühed Palo Santomad ka, mis peaks ka olema sellised üsna neutraalsed, aga see Sandalwood on tihti peale mu lemmik. Mul oli Marek abi vaja, et ma saaks näidata, aga see on minu täna õhtune outfit. Keeru ümber, see on siis eest ja taga on siuke madala seljaosaga. See tundub hästi lühike, aga tegelikult see ei ole isegi, see ei ole liiga lühike, sest need õlab ühesõnaga. Pärast näete ja siis siia alla ma mõtlesin, ma panen oma need chunkid tanksappad ja peale vist viskan lihtsalt teksatagi. Ma ei tea, aga ma arvan, et see peaks sobima. Nii et hakkame siis valmis sättima õhtusöögiks. Nii, ja nüüd hakkab siin põrandal väike paariminutine get ready with me. Siin on passioonivesi
ja miks ma ütlen 3 minutini on see, et ma kasutan mingi 3 meiga asja, mis kaasa arvatud on minu uus ripsmedušš. Kuna ma käisin eile Lashliftis, siis ma mõtlesin, et tahaks proovida ära selle tulemuse, kui kasutada peale Lashlifti ka seda ripsmedušši. Nii, siuke on mu meik, ma ei tea ausalt öeldes, kuidas see välja näeb. Ja kui see on natuke patchy, siis küll ma näen pärast, ma lähen teise tuppu, kus on veits parem valgus siis. Ja siis ma saan seal üle vaadata. Aga ma tahtsin näidata, et nii on minu ripsmed siis ilma ripsmedušita ja nagu eriti see silm. Ma ei tea, kuidas ta tegi. Selle, nagu see näeb nii hea välja. Ja mu meik ei ole valmis, mul veel huuled ja ühesõnaga. Aga ma tahtsin ripsmeid näidata enne, kui ma värvin. Et see on siis ilma ripsmedušita. No nii, ja see on siis ripsmedušiga. Minu meelest väga nice. Ma nagu mingi meeletult suurt erinevust ei näe, sest minu arust, kuna see Lashlift on nagu alles tehtud, siis kuidagi nii ripsmed näevad ülihad välja. Aga ma arvan, et need hoiavad palju paremini. Nagu see ripsmedušš ja Lashlift koos. Et need ripsmed püsivad ka niimoodi ilusti üleval. Vot. Teeme siis väikse outfit of the dinner, of the night. Ja minu kotike, minu saapad, nagu alati on ja. Ega backeril ei saa siin nagu meeletult ka neid valikuid olla. Ja siis minu outfit ise on ilmselt minu oversized teksadagi, sest hallo. Ja siis minu kleidike, palun vaadake seda selja osa. Noh, minu meelest täitsa kena ja minulik. Sest mulle tundub, et kuule vaata, kas seda tatoveerin siia sobib. Kas see pole mitte outfitist ideaalne osa või? Aga mis ma tahtsin öelda, et minu arust kunagi oli nagu täiega teema osta esiteks igaks minekuks mingi uus outfit. Ja nagu mitte, et see juba ei oleks halb, siis miks ma ostsin alati asju, mis mulle isegi ei meeldinud nii väga, vaid ma ostsin seda asju, et mul oleks midagi uut panna selga, kui ma kuskile üritusele või sünnipäevale või asjal lähen. Ja nüüd lihtsalt iga kontsert, näiteks iga väljaminek. Need saapad, sedagi, seesama kott, väiksed lokid, rokin täiega ja see alla siis mis iganes. Ja sellega ma olen väga rahul. Tule näite enda outfitiga. Vana jaa. Seda on juba nähtud mitmeid kordi. Isegi eest vaatas see mulle, et natuke hakkab siin niimoodi, mis on lahe. Jah, nii et see on sinu outfit ja väike ring ka peale. See on tema blogi kanal. Ma pean ikkagi ühe korra ütlema, need ripsmed on nii ilusad. See angle on alati nii naljakas, kui ma selle kaameraga filmis, see on nii väike. Ja siis kui ma üritan alla vaadata, siis mul on ilmselt silmad kõrdis või nagu ainult üks silm vaatab sinna. Aga vaadake need ripsmeid. Very nice. Oleme siis meie teel oma õhtusöögile. Ja mõtlesin, teate, väga harva ma on niimoodi üles setitud, mis iganes. Et teeme siis mõned selfid ka, kuna mida ikka Passenger Princess siin autosõidu ajal teeb. Ja no ei oska ja ei saa hakkama. Ja siis ma räägin Marekule, siis mul tuleb meelde minu hiilgeaeg selfidega. Oli põhikoolis, ilmselgelt põhikool on ja shout out põhikool. Kui enne igat tundi, enne igat koolipäeva ma ärkasin niimoodi, et ma sättisin ennast nagu full koolipäevaks valmis on ja. Mõni päev olid lokid, mõni päev ilmselt tegi krunni, ärkas tema selle pärast varem, nagu whole shebang, nagu kõik, terve see komplekt on ja. Ja siis ma istusin oma tahvelarvutiga köögis ja tegin selfisid. Ja nagu nii ma ütleks vähemalt 4 päeva 5 kindlalt, nagu põhimõtteliselt iga hommik enne kooli ma tegin selfisid enne kooli. Ja ma ei tea, kuidas. Ja nüüd on minu oskused ilmselgelt väga roostes, sest ma ei saa isegi ühte nagu selfit, millega ma olen enam-vähem rahul. No valgus on ka, teate, praegu siin ei ole päris see. Selle kaameraga on enam-vähem okei, sest see kaamera on natuke parem kui mu telefon, aga lihtsalt huvitav, kuidas põhikoolis oli minu to-do listis must have tegevus iga päev. Saada vähemalt üks enam-vähem hea selfie kirja.
jah, väga huvitavad ajad. Nii, me oleme tagasi autos. Hindad õhtusööki, kuidas? Õhtusöök oli, ma ütleks, et väga maitsev. Jah, väga maitsev. Ja, minu lemmik oli kindlasti eelroogadest või nagu üleüldiselt oligi see maisi eelroog, mingi siuke grillitud krõmps, krõbe mais, spicy, mingi majonees, küüslaugu, mõnus kaste. Jah, kui tulid lauda alguses arvasime, et ta on 8 jalg, kuna need olid sellised kaardus ja poolikud. Ja siis minu pearoog mulle meeldis ka, see oli väga Eesti vibe, see oli lihtsalt, ma ütleks valge kala, siis oli mingi kaste. See kaste toimus siuke natukene kastet või siuke mingi seal all oli, vaata. Aga siis seal oli till ja murulauk peal, mis on ilmselgelt minu lemmik. Jah. Nii et thanks Emps selle kingi eest, kõhud täis. Jah, ma sõin pearoaks sea kõhtu porkpeli. Ja oli ka mingi õuna, mingi kaste ja mis oli ka päris magus siuke. Väga maitsev. Ja siis minu imeline kleit. Meie kõrval lauas on kõvalt üks punt. Ja siis üks naine ütleb sealt, et noh, kummardub minu poole, enne kui nad hakkavad ära minema, et nii ilus kleit ja ma olen nagu aitäh teile. Ja nüüd, kui hakkasime meie siis ära minema, kuna seal oli juba uus punt tulnud, siis jälle näen, et natuke tuleb nagu minu poole ja ütleb jälle, et nii ilus kleit ja siis tema sõbranna ütles seda ja tema mees ja nad kõik olid, noh, super. Ja teate, kui komplimenti teavad, nagu ükskõik kes, kui teeb komplimenti, on väga tore, aga nagu, mis nad on, ma arvan, mingi 50 kanti, kellel nagu endal on hea stiil. Nagu saad aru, et nad on nagu, noh, mina vaatan neid ja ma olen nagu, banger outfit ja nad tunduvad nagu enesekindlad, lahedad. Ja siis nemad teevad komplimenti. See on banger. Ja noh, mis seal salata, kui me kõndisime sealt söögikohast välja, siis tundus, et kõikidele väga meeldis see kleit. Ka mulle. Nii et väga hea kaltsuka leid, by the way. Ma imestan, et ma ei öelnud, kui vaata inimesed taas ütled, nii ilus kleit, ma mingi kaltsuka sain $1. No okei, see ei olnud $1, aga tavaliselt ma niimoodi nagu ütlen. Et alati ma ütlen hinna ja et ma kaltsukas sain. Täna sain pidama. Mõtle, kui ma oleks hakanud seal jutustama. Ja teate see. Ühesõnaga, me lähme nüüd vist võtame frozen jogurtit või? Võimalik, mahub sulle kõhtu midagi või? Kruisime veits ringi ja siis lähme. Ja homme hommikul siis ma näen teiega uuesti, kui ma lähen pildistama. No nii, tere hommikust. Kell on nüüd juba saanud 7:31 ja päeva esimene sessioon on tehtud ja noh, vaadake palun seda. Kui nunnu! No palun vaadake seda. Meil oli nii tore. Vaata kui lahe. Ühesõnaga, meil oli nii tore. Nii ilusa pildi me saime, nii ilusa päiksetõusu nagu kõik oli lihtsalt 10 ja ma räägin see, et oli lihtsalt mega tore aega, oli veel ekstra boonus. Nii et esimene sessioon väga edukas. Nüüd lähme, kus me lähme? Koju vist, sööma või? Koju sööma ja siis teise sessiooni jaoks on vaja kuskilt jäätist ja vahvlitopse. Ja jah, see on vaja pühapäevaseid tegevusi teha. Toidupoe tellimus, pesu pesta. Ja jah, ka täna tundub isegi ranna ilma olevat. Nii et äkki lähme randa ka.
ma ei tea, kas ma juba näitasin, aga Karoliina andis lilled mulle kui ninnu. Ja nüüd on juba jälle veits aega möödas, sõime hommikusöögi ära, jälle härra Krisiga most wholesome konvod peetud. Sõime siin kõik kolmekesti koos hommikust ja nüüd me võtame oma rattad ja lähme lihtsalt hängime kuskil vee ääres ja loeme raamatut ja võib-olla võtame väikse kohvi kuskilt või midagi. Aga ma ausalt peale seda, kui ma hakkasin kakaod jooma, siis väga üldse ei taha kohvi. Aga täna ma võib-olla isegi võtaks ühe decaf flat white'i, kui ma mõtlen. Aga ma ei tea, vaatame, kus see päev meid viib. Jõudsime oma rannaspotti ja vaadake lihtsalt tuulevaikne ja lihtsalt nii mõnus nagu kui ilus ja siin on terve meie spotike siin läheduses. Kõrval kedagi polegi, nii et lähme ja möllame vees. Vaada kui ilus. See on siis Currumbin Creek. If anyone is wondering. So pretty. Seal siis, kus kivi paistab, täna hommikul käisin pildistamas ja pärast siis kell 3 lähme uuesti sinna. Aga nüüd möllama. Saad ikka seal nurgas. Aga nii mõnus on, et üle pika aja on lõpuks selline soe ja mõnus ja päike ja sinine vesi ja tuult ei ole lihtsalt nii mõnus. Nii et me olemegi siin nüüd lugenud, veits kuulasin Brenda Liisi Voice ja ootamatult on nii palju aega mööda juba läinud, kell saab kohe 12, nii et teeme veel väikse ujumistiiru äkki ja siis hüppame ratta selga, koju lõunat sööma. Sul on kõht tühi või? Aga mul ei ole. Mul on, jah. Alati, kui ma kohvi on, siis ma ei taha. Ma jõin kohvi ja siis mul teeb seest tühjaks. Igal juhul. Lähme koju lõunat sööma. Siis peab mingi aeg tooma selle toidu tellimuse ära ja siis hakkabki juba pildistamiseks vaikselt sättima asju valmis ja siis lähme pildistame ja siis vaatame, mis õhtu toob. Aga ma arvan, tuleb chill õhtu, sest täna on päris tegus päev on minu meelest. Või noh, 2 shoot'i on juba päris hea selles mõttes, et ja. Mulle sobib chill õhtu, võib-olla lähen juuksi, kui ma vaatan. Või lähme uuesti ratastega sõitma äkki. Olena, mis kell me jõuame tagasi. Vot, davai, lähme vette nüüd. On aeg lõunasöögiks. Meie uus üks väga lemmik lõuna või õhtusöök on põhimõtteliselt, see on inspireeritud Karolini ehk siis mu ühest TikTokist, kus ta tegi nii-öelda loaded sushit ehk siis laetud sushit. Ehk siis ta võttis ühe selle norilehe, siis ta pani sinna peale riisi, siis ta pani sinna peale kana ja ma ei mäleta, kas oli porgandit või kurki ka, igal juhul me oleme mõlemad kasutanud, et niimoodi selle kooriaga hästi õugsed viilud saada ja siis riisile või sinna peale läheb siis soja või siis kui sa teed seda loaded versiooni, siis selle riisi saad enne juba veits sojaga ära miksida ja kõige peale siis siuke sriracha majonees ja muidu me tegime ka seda loaded versiooni, et salaad endale nagu tegime siuksed taldikud ja siis ladusime niimoodi väiksed ampsud valmis, aga kiirem ja natuke mugavam. Vähem messi, kuigi mulle meeldib see kätega söömine, on siis teha selline sama toit, aga pooli versioon, ehk siis see on see, mis me täna ka teeme. Eks ma näitan, milline see pärast siis välja näeb, aga see on mega hea, mega lihtne ja ülilihtne ka nagu ette preppides. Sa saad teha riisi, kana, kes tahab tofut, mis iganes ja samamoodi kurgi ja porgandi viilutamine ei võta üldse aega selles mõttes. Või siis kui tahta, siis ma olen ka paariks päevaks need ette niimoodi ära slice'inud ja karbis väga hästi püsivad, nii et hakkame nüüd süüa tegema. Nii, meil on täna suhteliselt pisikesed portsud, kuna need on kõik, mis meil on nii-öelda eelmisest nädalast või nagu sellest nädalast alles ja Marek läks nüüd Coolsi meie uue nädala toidu tellimusele järgi, aga ma arvan, et päris hea sellegi poolest ja põhimõtteliselt ma tegin need soojaks ja nüüd ega ei olegi midagi, tuleb pool kokku panna kurki. Kuna seda kurki nagu lõpuni riivida ei saa, siis ma lõiksin siukse kuubikud ka, sest
kurki raisku ei lase, see kurk on mega hea, nagu hästi värske siuke kodu kasvuhoone kurgi maitsega. Ja siis läheb siia samamoodi porgand. Nii. Siis panen niimoodi, või tegelikult jätame veits ruumi, sest et ma enne, ma vist ikka mainisin, aga põhimõtteliselt jah, kui me teeme siis seda bowli versioonis, me võtame need norilehed lihtsalt siit pakist ja mina tavaliselt söön lihtsalt kõrvale, panen nad siia ja siis lihtsalt näksin ja Marek tavaliselt lihtsalt pudistab neid endale siia nagu teeb puruks. Ühesõnaga minu eest ülimaitsev ja nagu alati peale selle toidu söömist mul on siuke tunne, nagu ma olekski väljas söömas käinud, siis nagu sushit ma tavaliselt ise kodus ei tee. Ja siuke ja väga mõnus ja siis lähebki sojakaste siia riisi peale. Seda peab natuke panema või noh, sellest pudelist lihtsalt ei saa väga vähehaaval, siis peab siin loksutama. Ops, okei. Sellest piisab kindlasti. Ja siis kõige viimasena lähebki see sriracha majonees. Vahepeal paneme niisama srirachad, vahepeal teeme majoneesiga. Ühesõnaga, eks igaüks saab enda maitse järgi seda pooli väga vabalt kombineerida muuta. Aga minu meelest ülilihtne nagu ülihea toit, mida just teha meal prepiks ette, sest et nagu neid kõiki koostisosi saad lisada. Niimoodi, et sa paned karpidesse valmis ja lihtsalt teed omal selle taldriku valmis. Ja magustoiduks on meil alles natukene Itaalia tiramisud ja ma tean küll, Koolsi oma on ju. Ja teate, mis nali sellega on või? Et minu meelest see on kõige maitsvam tiramisu, mis ma olen saanud. Isegi kui ma arvestan kõiki üli häid Itaalia restorane, kus ma olen käinud, ma ei tea, mulle lihtsalt mega meeldib see ja me üle mega pika aja ostsime selle, nii et tuleb see ära süüa. Vot, nii et head isu meile ja räägime siis, kui hakkame juba sessiooniks valmistuma. Nii, järgmise sessioonini on siis mingi tund aega ja ma näitan selle sessiooni inspot ja siis on veits arusaadavam, miks me hakkame seda tegema, mis me nüüd järgmisena siin tegema hakkame. Põhimõtteliselt sellised jätsiga rannapildid, fun vibes on siis meie inspo, mis tähendab seda, et me ostsime vahvlikoonused, millest reaalselt pool pakki on täiesti katki, aga töötame sellega, mis meil on. Ja siis jah, ma olen põlvili, et te näeksite mind siin by the way. Meil jäätis, millest me siis üritame vaadata kuidagi, kuidas saab teha mingid pallid siia sisse. Näete, mis ma leidsin meil siin korteris juba olemas sahtlis. Kui te hindate, kas tahaksite, et avaksime Eestis oma ice cream shopi. Juuksed kuivatatud ja minu lemmik, kuidas selle kohta öeldakse, uniform, tööriie. Nii, pildistamine on tehtud ja Marek, kuidas hindad, kuidas läks? Väga edukalt said teha need pildid, mis sa soovisid ja ekstra ka, ma arvan. Ja oli tore modell ja kõik läks väga edukalt, ilm oli ilus ning väga sujuv töö, super professionaalne oled. Nii, igal juhul jah. Ma panen siia ekraanile ka mõned pildid, kui on selleks ajaks. Ilmselt ei ole, peate jälle Instagrami tulema. Igal juhul. Nüüd me lähme käime toidupoes, sest et enne, kui Marek käis toiduasjadel järgi, ma palusin tal tuua piima ja arvake, mida ta ei toonud piima. Sest et ma tahan oma kakaot teha. Ma olen juba täna missautinud. Oleme jõudnud koju ja vlogile tahab öelda tere. Ciao vlog! Nii, ja siin on siis väike sneak peek, aga nagu ikka, siis see kaamera muudab megalt värve praegu, nii et jah, nagu ma ütlesin, kui soovite seda lõpptulemust ühel hetkel näha, siis tulge Instagrami, aga ma arvan, et ma siinkohal, Marek paneb see puslet,
Ma arvan, ma siinkohal tõmbangi selle vlogi otsad kokku ja ongi selline mõnus väike nädalavahetuse vlog ja vaatame siis, kas äkki ma järgmine nädal teen ka nädalavahetuse vlogi, igal juhul, eks vaatame või siis hakkan nädala keskelt tegema. Aga ma loodan, et teile meeldis see vlog, see video ja vana hea, ärge ustage panna like'i, kommenteerida ja kui sa ei ole veel subscribe'inud, siis subscribe'i mu kanalit ja kui sa oled kullakal, siis tule pildistama ja näeme seal, nii et järgmise korrani, bye!